Trump vihastas kommunismi peale, nähes äärmist ohtu selle liikumise jõulisele tagasitulekule, kuid seekord varjatud kujul ülemaailmsetes valitsustes. Ma arvan, et see on meie rahvale tõsine oht tegelikult, sest see ei ole sotsialism, see on tegelikult kommunism. Nad kasutavad sõna sotsiaaldemokraat, sest see kõlab nii hästi, aga tegelikult räägivad nad kommunismist. Ma arvan, et see on võib-olla suurim oht meie rahvale alates meie riigi loomisest. See hõlmab Esimest maailmasõda, Teist maailmasõda, 11. septembri rünnakuid, hõlmab ka Pearl Harbori rünnakut. Ma arvan, et see ongi suurim oht meie rahvale. Inimesed võivad selle peale naeratada, kui ma seda ütlen, aga targad inimesed ütlevad, tead, tal on ilmselt õigus. See on põhimõtteliselt kommunismi sisseviimine Ameerika Ühendriikidesse. Midagi nii ohtlikku pole kunagi varem olnud. Kriis sai hoogu juurde pärast seda, kui Fox News sellest teatas. 29. juunil 2026, mis föderaalne vandekohus uurib Hiinas baseeruvat ärimeest väidetavate finantsrikkumiste tõttu, mis on seotud võrgustikuga, mis olevat liigutanud $278 miljonit vasakpoolsetele rühmitustele Ameerika Ühendriikides. Uurimine keskendub võimalikele finantskuritegudele, sealhulgas rahapesule ning asetab juhtumi keskmesse mittetulundusühingud, juba suletud varifirmad ja Goldman Sachsiga seotud filantroopilise haru. Just seal muutub Trumpi jutt pelgast poliitilisest kõnest millekski, mis hakkab sobituma laiemasse konteksti. Trump oli juba varem avaldanud, et kommunistid teevad lõpuks oma käigu ja mõni päev hiljem kordas ta, et kommunism on üks suurimaid ohte, mida rahvas on kunagi näinud. Mis peitus selle võrgustiku taga? Miks liikus nii palju raha läbi struktuuride, mis pakkusid rahalist kasu? Kuidas sattus radikaalne vasakpoolsus nii tugevalt föderaalsele radarile? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Justiitsministeerium hakkas uurima, kas raha liikus ebakorrapäraselt, et rahastada aktivistide organisatsioone, meediakanaleid ja poliitilisi gruppe Ameerika Ühendriikides. Singham on uurimises esitatud kui Ameerika ettevõtja, kes elab Shanghais, kellel on ajalugu marksistlikele eesmärkidele toetuse andmisel ning seosed võrgustikuga, mis tegutseb mitmel poliitilisel rindel. Peamine kahtlus on, et raha sisenes süsteemi ametlike kanalite kaudu, liikus läbi vahendavate organisatsioonide ja jõudis seejärel rühmadeni, kellel on tugev ideoloogiline tegevus. Juhtum tõmbab tähelepanu, sest tegemist ei ole üksiku postituse ega juhusliku kampaania väljaütlemisega. Fox News chatas, et Singham suunas Shanghaist $278 miljonit 3 peamise kanali kaudu. Goldman Sachsi filantroppiline haru, ettevõtte nimega Mutod LLC ja teine ettevõtte nimega Likewise Conceptions LLC, millest mõlemad on juba tegevuse lõpetanud. Pärast seda, nagu raportis märgiti, kanti vahendid edasi 6 mittetulundusühingule. Plahvatuslik punkt ongi just see. Filantroopilise välimusega raha uuritakse võimaliku poliitilise ja ideoloogilise kasutamise tõttu. Jason Smith, vabariiklase saadik ja esindajate koja maksu- ja eelarvekomitee esimees oli juba survestanud selle võrgustikuga seotud organisatsioone. 5. mail 2026 nõudis komitee Breakthrough Newsi, Tricontinentali ja The People's Forumi dokumente, tuues välja mure rahastamisallikate ja fiskaalse sponsorluse pärast. Komitee ametlikus teates öeldi, et need üksused on osa mittetulundusühingute võrgustikust Ameerika Ühendriikides, millel on sidemed Hiina kommunistliku parteiga. Komitee ametlikus teates rõhutati, et Jason Smithi avaldus on oluline, sest ta ei käsitlenud juhtumit lihtsalt kui tavalist mittetulundusühingute küsimust. Parlamendi liige ütles, et on kiire loomuline teada saada, kas rahastamisallikad ja maksustruktuurid aitasid külvata kaost ja vägivalda Ameerika Ühendriikides välismaiste tegutsejate nimel. Härrased, 2 päeva tagasi nõudis komitee dokumente ja maksudokumente. Ta kinnitas, et mittetulundusühingud Ameerika Ühendriikides on seotud. Nad kutsuti USA rahandusministeeriumi poolt välja. Miks? Armake ära! Kuigi märkide järgi said nad tõepoolest raha vaenulikelt välisriikide režiimidelt, et levitada Ameerika vastast propagandat üle kogu Ameerika Ühendriikide territooriumi. Tõenäoliselt tuleb suur osa sellest rahast Hiina kommunistlikult parteilt.
ja just see ongi toimumas. Praegu käib suur föderaalne uurimine, et võtta vastutusele need äärmusvasakpoolsed Ameerika vastased propagandistid, kes ilmselt saavad välismaist raha. Süüdistus on suunatud just sellele punktile, mis Ameerika parempoolseid kõige rohkem muretsema paneb. Õiguslike soodustuste, maksuvabastuste ja sotsiaalse katte kasutamine poliitilise operatsiooni kaitsmiseks. Kui raha tuleb sisse filantroopiana ja läheb välja ideoloogilise mobiliseerimisena, muutub järelevalve riikliku julgeoleku küsimuseks. Trump saabus sellele debatile hoiatavas toonis. 26. juunil 2026 Faith and Freedom Coalitioni üritusel Washingtonis. Ta ütles, et vasakpoolsete kandidaatide hiljutised võidud New Yorgis kujutavad endast tõsist ohtu Ameerika rahvale. Reuters märkis, et Trump kasutas seda vasakpoolsete edu, et tugevdada oma rünnakut selle vastu, mida ta nimetab kommunismiks. Eriti sihtides demokraatlike sotsialistide kasvu demokraatlikus parteis. Häirekellad helisevad üle kogu Ameerika. President Donald Trump ütleb, et kommunistid teevad lõpuks oma käigu, hoiatades, et tema arvates saavad äärmusvasakpoolsed poliitilised ja majanduslikud ideed jõudu juurde. Trump väidab, et kommunism tuleneb lihtsast lubadusest. Valitsus annab inimestele kõik, mida nad tahavad, kuid sellel lubadusel on hind, võtta rikkus ja vara neilt, kes on selle saavutanud. Trumpi jaoks on ajalugu tõestuseks. Kommunismi kriitikud viitavad sageli endisele Nõukogude Liidule, maoaegsele Hiinale, Kuubale ja Venezuelale. Näidetena, kus tsentraliseeritud kontroll tõi kaasa nappuse, majanduslanguse, elatustaseme languse ja poliitilise repressiooni. Ajaloolased ja majandusteadlased arutlevad endiselt nende kogemuste põhjuste, konteksti ja õppetundide üle. Kuid Donald Trump raamib praeguse arutelu millegi enamana kui poliitikana. Ta esitab seda kui ideoloogilist küsimust, teoloogilist vaidlust Ameerika tuleviku üle, kapitalism, sotsialism või midagi veel radikaalsemat ja tema lõplik sõnum on ühemõtteline. Mäng on alanud. 29. juunil 2026 Valges Majas läks Donald Trump veelgi kaugemale, öeldes, et nende rühmituste kasutatav sotsialism oleks tegelikkuses kommunism teise nime all. Ta väitis, et see oht oleks üks suurimaid, millega Ameerika Ühendriigid on kunagi silmitsi seisnud, tuues võrdluseks Esimese maailmasõja, Teise maailmasõja, 11. septembrit ja Pearl Harbori. Sündmuste järjestus aitab selgitada, miks see retoorika kasvas. Kõigepealt tulid võidud, esmalt vasakpoolsemate kandidaatide poolt demokraatliku partei sisemistes valimistes. Seejärel tuli Donald Trumpi kõne, kus ta hoiatas, et kommunistid teevad oma käiku. Seejärel ilmus teave, et föderaalne vandekohus uurib Singami ja väidetavat rahastamisvõrgustikku, mille suurus on $278 miljonit. Radikaalne vasakpoolsus ei võidaks mitte ainult kõnepruugis ruumi, vaid saaks ka struktuuri, raha ja institutsionaalset kaitset, et tegutseda Ameerika Ühendriikides. Juhtum on seotud ka uurimisega Kuubale tehtud reiside kohta, milles osalesid mõjutaja Hassan Piker ja Medea Benjamin, kes on Code Pinki kaasasutaja. 23. mail 2026 teatas Fox News, et föderaalvõimud saatsid välja halduslikke teabenõudeid, et saada finants, logistika ja suhtlusandmeid märtsis Kuubale tehtud reiside kohta. Uurimine püüab välja selgitada, kas Kuubale tehti reise. Uurimine Kuuba kohta laiendas probleemi ulatust, sest see hõlmab mitte ainult raha, vaid ka rahvusvahelist aktivismi. Fox Newsi andmetel olid Baker ja Benjamin nende seas, keda uuriti laiemas uurimises, mis hõlmas ameeriklasi, kes osalesid delegatsioonist nimega No Extra America Convoy. Reportaažis toodi välja, et võimud soovisid mõista, kas toimus koordineeritud rahastamine või toimetati Kuubale kaupu vastuolus Ameerika Ühendriikide reeglitega. Just selles punktis hakkab Trumpi kommunismivastane retoorika kokku langema konkreetsete juhtumitega, mida uurivad föderaalsed asutused. Rick Scott reageeris Kuuba juhtumile jõuliselt. Vabariiklase senaator väitis, et Hassan Piker ja Code Pink käisid Kuubal, peatusid 5 tärni hotellides, suhtlesid kommunistliku režiimi liikmetega ja eirasid poliitvange. See ei ole ainult vaidlus arvamuste üle.
mure seisneb selles, kas Ameerika Ühendriikides tegutsevad organisatsioonid on saanud kaudselt välismaiste huvide kaudset toetust, et mõjutada proteste, meediat, ülikoole ja avalikke arutelusid. Kui raha tuleb väljaspoolt, liigub läbi maksustruktuuride ja jõuab poliitilise mobiliseerimiseni, muutub piir filantroopia ja sekkumise vahel ohtlikuks. Ameerika paremtiib näeb selles uurimises kinnitus sellele, mida Donald Trump on öelnud. Kaasaegne kommunism ei tule alati punase lipuga ukse taha. See võib tulla sotsiaalse õigluse keeles, humanitaarkampaaniate, üliõpilasrühmade, meediaportaalide, rahvusvaheliste reiside ja maksuvabastusega organisatsioonide kaudu. Süüdistus, mida nüüd uuritakse, on see, et see mehhanism oleks töötanud Ameerika süsteemi sees, kasutades ära süsteemi enda lünki selle alustalade ründamiseks. Kommunism ei ole minevik, see on tänane oht. Ta osutab New Yorgile, Kuubale, mittetulundusühingutele, digiaktivistidele ja rahajäljele. Tema poliitiline tees on, et radikaalne vasakpoolne üritab ideedele nime muuta, et need tunduksid vastuvõetavamad, nimetades kommunismi sotsiaaldemokraatiaks, sotsiaalseks õigluseks või rahvusvaheliseks solidaarsuseks. Pakend on muutunud, kuid projekt on endiselt sihib omandit, usku, majanduslikku vabadust ja rahvuslikku suveräänsust. Aastaid on need rühmad esitanud oma tegevust kui vaeste, töötajate ja rõhutute kaitsmist. Nüüd tundub, et osa sellest struktuurist on uurimise all võimaliku seotuse tõttu välisraha, kommunistliku mõju ja mittetulundusühingute poliitilistel eesmärkidel kasutamisega. Donald Trump nägi äärmist ohtu, sest see juhtum puudutab Ameerika kultuurilise võimu keskpunkti. Asi pole ainult ühes ärimehes, vaid ka nende kohta, kes rahastavad ideid, korraldavad proteste, suunavad mõjutajaid, levitavad narratiive ja püüavad normaliseerida kommunistlikke režiime riigis, mis on rajatud vabadusele. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meid. Aitäh, aitäh, aitäh. Meie eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata. Aitäh.